koha piiblist ja see on 19. laul ja see on
Nüüd aga tulevad 2 viimast tähtkuju ja need on nüüd kirjutatud Urmas Sisaski elu lõpus. Need lõpetavadki tähistavad tsükli ja need 2 on kõigepealt luige tähtkuju, mis asub täpselt selle koha peal, kus linnutee haruneb 2 ja seal ta ongi. Ta on ka Põhjaristi nime all, ta on ristikujuline tähtkuju, ka luik lennates ja vanarahvaste uskumuse järgi viib luik oma seljas hinged sealt teispoolsusse. See on esimene tähtkuju ja teine kohe selle järel on Põhjakroon alapealkirjaga Täius. Ja sellega Urmas võtabki kokku oma tsükli, tähistava tsükli. Seal tuleb sisse imeilus teema, mida te kohe kuulete selle osa alguses, mis on tema kujutluses oleva planeedi, tema enda planeedi teema. Ja käivad läbi mõnedki terve tsüklis olnud tema lemmiktähtkujud. Tuttavad teemad vilguvad ka mõned nendest, mis täna kõlasid. Ja kõik, nagu te kuulete, suubub igavesse täiusesse. Ja need palad kannavad siis pealkirja esimene luik Tühjus ja Põhjakroon Täius.
ja selleks on järgmine tähtkuju väike vanker alapealkirjaga rahu. No, väike vanker on meile väga hästi tuntud, seal on ka põhjanael, meie põhjatäht. Eesti rahvamütoloogias nimetatakse seda vaese mehe rattad, siis kui suur vanker on rikka mehe rattad. See on üks minu lemmiktähtkujusid. Kuidagi seda mängides ma pean ütlema, ma alati tunnen mingit rahu saavutas. Loodan, et ka teiega juhtub nii. Väike vanker rahu. jällegi antiikmütoloogiast, nimelt see jäär oligi see kuldne jäär, kelle nahk oli kuldvillak, mis tema seljast võeti, ja mille järele Kreeka kangelased argonaudid eesotsas Iasoniga purjetasid. Jäär kannab alapealkirja pinged.
Selles taevaosas meenutab linnutee harunenud osa ukseaavul. Linnutee aga ise kogu taevast täitvad kõrget elamut. Talv toob külma, nälga ja surma, tappes ja hävitades elusolevat. Samal ajal kaob taevast linnutee kõrge maja madalale põhjakaale. Mao tähtkuju asub linnutee harunenud osas ühe haru juures ja kannab alapealkirja ilmingud. Veel on huvitav ütelda, et Mao tähtkuju on ainus, mis jaguneb kaheks, tema keskel on Mao kandjatähtkuju. Aga see selleks. Madu ilmingud.
teiseks sellepärast, et ma viibin siin esimest korda ja et Püha Laurentius on minu kaitsepühak. Teiseks sellepärast, et mul on õnn mängida täna Urmas Sisaski muusikat, kellega mind sidus eluaegne sõprus ja tööalane suhe. Ja kolmandaks sellepärast, et ma saan esineda Valguse festivalil. Urmas Sisas kirjutas kogu oma muusika valgusest.